praegu kevadisel ajal, kui suur osa eestimaalastest tegeleb kas aiatöödega või põllutöödega, on vestlustes, no ma usun, et igas kolmandas, neljandas lauses sõna väetame ka. Aga kas me oleme päris täpselt mõelnud, mis asi see väetis on ja kuidas need väetised jaotuvad? Et asjas pisut selgust tuua, tulin siia Bauhofi kaupluse aiandusosakonda ja palusin endale vestluskaaslaseks oma ala asjatundja Baltic Agrost. On olemas mineraalsed väetised ja on olemas orgaanilised väetised. Mis nüüd nende nimetuste taga on? No, mineraalväetised reeglina segatakse kokku keemiliselt erinevatest toorainetest, kas siis kaevandatakse, võetakse lämmastik õhust. Orgaanilised väetised, nemad pärinevad kas siis loomsetest saadustest või taimsetest saadustest. Kõige parem on võib-olla koduaias, kui kasutada mõlemat koos. Baltic Agrol on väga lai valik mineraalväetiseid, sest iga kultuur tegelikult vajab natukene erinevat koostist väetist, ja vastavalt sellele siis meil ongi kultuuripõhiselt tomativäetis olemas, lilleväetis olemas, on maasika marjaväetis. Seda just seetõttu, et tootjad valmistavadki neid mineraalväetised vastavalt kultuuri vajaduse põhiselt. Ja meie siis ostame ja pakendame ja tellime siis ka vastavalt tootjatelt, mida siis kultuurile vaja läheb. Et kui leiate hästi sobiliku sellise üldväetise, siis te võite kasutada ka aias üldväetised, aga üldiselt kui tahate ikkagi kultuuripõhiselt teha, siis leia meie valikust kõik. Meil on siin kaasas ka mõned taimed. Ühed on nii-öelda toiduvaeguses, teised on hästi toidetud. Juured on vist need asjad, mille järgi siis kõige lihtsam on määratleda seda. Täpselt nii, et kui me võtame potist sellise närbunud taime välja, siis me ei leia sealt korraliku juurekava alt, et see on esmane tunnus, et midagi on taimel viga. Ja väga hea selline juurte turgutaja on meil merevetikat ekstrakt Baltic Agrol. Et see on uus toode ja tema siis annab juurtele energiat, jõudu juurde, et ta ergutab selliste väikeste narmasjuurte kasvu, mis siis omakorda võtavad sealt mullast neid toitained, nii et kellel on selline närbunud või kehvas seisus taim, siis kasutage seda kastmiseks. Baltic Agrol on väga korralik kodulehekülg, kus on nõuanded, on kõikide toodete kirjeldused, normid üleval, koduaed balticagro.ee, saate sealt kõikidele küsimustele vastused. Ja teema lõpetuseks ma tahaksin lisada veel ühe väga vajaliku info siia juurde, mida ma siit nii-öelda kaamera taguste jutuajamiste käigus sain. Nimelt selleks, et taimed omastaksid nüüd väetisi, peab ka mulla pH ehk happelisuse tase olema suhteliselt täpselt paigas. Soovitav kuskil 6,5 peaks see happelisuse tase olema ja kui see on paigast ära, siis tuleks muldasid ka lubjata. Tähendab, kui on liiga happeline muld, siis lubjaga me saame selle aluselisemaks teha. Nii et jälgige ka seda, kauplustest on tegelikult indikaatorid saada, millega te saate siis kodus oma mulla happelisust mõõta.